Mobiilivalve. Kuidas teha tavalisest vanast mobiilist mobiilivalveseade? Kõigepealt, kuidas mobiilivalve töötab? Mobiili üks klahv, mille alla on salvestatud kiirvalikuna omaniku number, tuuakse telefonist juhtmetega välja ning ühendatakse ukse hingedega. Kui keegi avab ukse, helistab valvemobiil omanikule, kes saab teada, et uks on avatud. Aga vaatame ka täpsemad lahendust. Enne kui mobiilivalveseadmeks tegema hakkame, tuleb teha mõned ettevalmistused. Esiteks on vaja osta SIM-kaart, mille numbrit peale omaniku keegi ei tea. Võtame maha parooli küsimise telefoni käivitamisel. Siis salvestame meile sobiva klahvi alla omaniku numbri. Siis tuleb võtta maha automaatne klahvilukk. Lisaks tuleb muidugi enda mobiili salvestada valvemobiili number. Nüüd eemaldame korpuse. Eemaldame klahvikorpuse, mille all on igasugused klemmid. Ja need siin on klahvide klemmid. Meie valisime oma klahviks number 8. Nagu näha, siis on iga klahvi all 2 klemmi. Kui need 2 klemmi omavahel ühendada, siis teeb see sama välja, kui vajutada seda klahvi. Meie eesmärk on tuua need klemmid telefonist välja ja selleks kasutame 2 juhet. Lisame mõlemale klemmile 1 juhtme. Näite lihtsuse mõttes me jootma midagi ei hakka, vaid kasutame teipi. Nüüd paneme telefonile korpuse uuesti peale. Ühendame juhtmete otsad. Nagu näha, ilmub ekraanile 8, ehk siis kõik töötab. Hoiame juhtmed veidi kauem koos ja toimub kiirvalik omanikule. Et näidata süsteemi põhimõtet, siis siia hingede juurde me lülitit hetkel ei lisa. Nii kui uks avatakse, lähevad need 2 juhet omavahel kokku ja nad on piisavalt kaua koos, et toimuks kiirvalik omanikule. Telefon helistab omanikule, kes saab teada, et keegi avas selle ukse ja saab isegi kuulata, mis seal toimub. Ja nii see mobiilivalve töötabki.